Tervist! Täna vaatame, kuidas tõukerataste GPS jälgimine toimib. Kas rendite tõukerattaid või kasutate enda tarbeks, on alati hea oma varal silma peal hoida. GPS-seade on paigaldatud peidetud kujul ja näha ta ei jää. Kui külastad poodi ja soovid tõukeratta selleks ajaks välja lülitada, et keegi seda kasutada ei saaks, siis vali mobiilses äpis käsk lukusta e-skuuter. Kui keegi üritab teie tõukerattaga sõita, siis esiteks ei ole võimalik seda sisse lülitada. Lisaks on esiratta mootori töö takistatud ja vilguvad leedid ning kõlar piiksub. Ühesõnaga tõukerattaga sõita ei ole võimalik. Ainuke võimalus on see kaasa võtta. Kui tõukeratas hakkab liikuma, saate pukseerimise alarmi teate mobiilile ja näete, kus kohas on pukseerimise alarm aktiveerunud. Jälgimise menüü alt saate tõukeratta liikumist ja asukohta vaadata reaalajas. Kui tõukeratas asub välitingimustes, siis tuvastatakse asukoht satelliitide järgi. Hetkel on asukoht tuvastatud 11 satelliidi kaudu. Kui tõukeratas viiakse siseruumidesse või keldrisse, siis tuvastatakse asukoht GSM-mastide järgi. Kui asukoht on tuvastatud mobiilimastide järgi, siis masina ikoonil on ring ümber. Mobiilses äpis hoidke näppu tõukerattal, kuni ilmub rippmenüü ja valige saada käsklus. Kui külastate näiteks poodi, siis kasutage käsku lukusta e-skuuter ja keegi ei saa teie tõukeratast sisse lülitada ega kasutada. Poest väljudes kasutage käsku ava e-skuuter ja saate valida erinevad sõidurežiimid nagu Eco, Normal ja Sport. Otsingurežiim paneb esitule vilkuma. Lülita e-skuuter välja, kasutage juhul, kui olete selleks päevaks tõukeratta kasutamise lõpetanud. Kui järgmisel päeval uuesti kasutama hakkate, siis saatke käsk deaktiveeri lukustus ja alarm ja peale seda ava e-skuuter ja tõukeratas on jälle kasutusvalmis ja mobiilsest äpist jälgitav. Meeldivat kasutamist!